Tšauka! Tänase videoga alustame uut videoseriaali. Ma võtan ühekaupa ette kõik erinevad nahatüübid ja räägin üksipulgi läbi, millised on selle nahatüübi tunnused, mis see nahatüüp näiteks koostisainete või siis toimeainete puhul veel eriti kõige olulisemalt vajab ja video lõpupoole soovitan häid tooteid, mida siis oma nahahooldusrutiini lisada. Täna alustame kuiva nahaga. Kuidas saada aru, et mis nahatüüp üldse sul on? Oma kõige esimeses videos jagasin nahatüübi välja selgitamiseks testi. See test on tegelikult väga lihtne. On siis kõigepealt vaja pesta nägu lihtsalt puhta käesooja veega ja kuivatada ta ära ja jätta ta nii-öelda täiesti puhtalt õhu käes olema. Umbes 1-2 tunni möödudes on hea siis jälgida, mida nahk teeb. Kuiva naha puhul on kindlasti esimesed tunnused see, et nahk kisub ja nahk võib-olla isegi on kuskilt natukene ketendav. Ketendamine ja kiskumine, selline pingul naha olek, on kindlasti kuiva naha põhilised tunnused. Lisaks siis nendele tundmustele on siis kuiva naha põhilisteks omadusteks kindlasti natukene selline luitund või siis elutum üldilme. Nahk võib olla kare, siis kindlasti on nahapoorid hästi väiksed, võib olla peaaegu isegi nähtamatud. Nahk võib olla ka selline õhem ja joonistuvad välja ka selgemini ja natukene kiiremini väiksed peened joonekesed ja kortsukesed. Kuiva naha puhul on oht ajada ta segi ka dehüdreeritud nahaga. Kuiv nahk ja dehüdreeritud nahk on 2 ise asja. Kuiva naha puhul on ikkagi tegu nahatüübiga. Dehüdreeritud nahk võib olla kõigil nahatüüpidel. Kuiva naha puhul on siis naha enda olukord selline, et nahk ise ei tooda piisavalt rasu. Ja dehüdreeritud naha puhul on nahas puudu just pindmistes kihtides pigem siis vee osakaalust. Ehk siis kui kuiva naha puhul on puudu rasust, siis dehüdreeritud naha puhul on puudu veest. Ja kuiva naha üks põhiline poputaja ja naha pehmendaja, aitaja, mis iganes, niisutaja on tänu sellele, et tal on rasu puudu, siis see loogika ütleb ju kohe, et kui me nahale lisame õli, siis me teeme oma nahale juba natukene rohkem head ja aitame oma kuival nahal rohkem siis hakkama saada. Aga lisaks õlile on tegelikult palju koostisaineid ja toimeained, mida sa saad erinevatest nahahooldustoodetest otsida. Ja nüüd ma kiiresti käin sul üle siis sellised põhilised, mida kuiva naha esindajad kindlasti võiks oma toodetest leida. Esiteks glütseriin. Väga lihtne selline väga lollikindel, niisutav aine, glütseriin, mida tõesti lisatakse seerumitesse, lisatakse kreemidesse, kindlasti vajab otsimist glütseriin. Teiseks toimeaineks, koostisaineks, mida otsida, on keramiidid. Inglise keeli ceramides. Meie nahk samuti sisaldab keramiide ja keramiidid on suurepärased naha pehmendajad ja nad aitavad nahale tekitada sellise tugevama kaitsekilbi. Kuiva naha üks põhilisi muresid on see, et ei teki piisavalt rasu ja kui nahkaga niisutada, siis võib-olla tekib hoopis nahal niiskuse liigne ärakadu. Ja sellega seoses on väga vaja ka aidata järele ja tugevdada oma naha kaitsevõimet. Oma siis seda nii-öelda hüdrolipiidkihti, mis siis hoiab niisutuse naha sees kauem. Ja keramiidid on üks see koostisaine, mis tõesti aitab säilitada naha niiskustaset ja lisaks veel poputada ja tervendada seda kaitsvat hüdrolipiidkihti. Kolmandaks niatsiinamiid ehk B3 vitamiin. Täpselt sama jutt, mis tegelikult keramiidide puhul. Umbes seal 3-5% sisalduse juures on niatsiinamiid suurepärane just naha sellise kaitsevõime tugevdaja, naha enda tõesti sellise niiskustaseme säilitaja, et suurepärane niisutav ja kaitse tagaja. Lisaks on väga hea otsida ka oma nahahooldusest antioksüdante, erinevaid nahavitamiine, mis lihtsalt tugevdavad ja säilitavad naha kaitsevõime palju paremini. Juba mainisin ka, et kindlasti on hea otsida õlisid. Kõik erinevad näoõlid, samuti õlid, mida on lisatud näokreemidesse, et kui sa näed näokreemi, kus ei ole ühtegi õli lisatud versus
võib-olla 3-4 erinevat õli, siis sa tead kuiva nahaga inimesed kindlasti vali see, kuhu on juba õlid sisse lisatud. Õlid jäävad naha pinnale ja pehmendavad just naha pindmisi kihte. Et ta ei imendu üldse sügavale, vaid jääb pigem sinna marrasnaha peale ja esimestesse tõesti sinna surnud naharakkude kihtidesse. Ta pehmendab, toidab, niisutab, jätab nahale mõnusa sellise siidise läike. Kindlasti otsige oma nahahooldusest shea-võid. See on üleüldiselt selline väga mõnus, tugevalt rammus koostisaine, mida otsida kindlasti nii näokreemidest kui kehakreemidest. Siis sellised sügavamad nii-öelda naha, ütleme, et kui õlid ja shea-või ja glütseriin võib-olla jäävad naha pinnale ja nii-öelda näokreemid, siis sügavamat niisutust on niisamuti vaja. Et meie nahk koosneb 3 erinevast kihist ja sellisesse sügavamasse kohta jõuavad tavaliselt sellised kergemad niisutajad, mis on pigem pandud just seerumitesse. Ja ma siinkohal pean silmas just hüaloroonhapet, aminohappeid ja näiteks Dordoneril on mereline hüaloroon. Et need on sellised vesised, kerged seerumid, mis on just mõeldud selleks, et saavutada ka niisutatus nahas sügavamal. Kindlasti kuiva naha väga-väga hea koostisaine, kuidas kuiva nahka aidata ja niiskust taset jällegi säilitada ja parandada, on uurea. Uurea on selline koostisaine, mida juba vaikselt leidub väga paljudes kehakreemides, näokreemides, nii et uuret kindlasti otsi, kui tahad endale sellist tõesti poputavat ja nahale niiskustaset säilitavat kreemi. Ja kindlasti ka pantenool, mis on selline pehmendaja ja naha tõesti selline poputaja, väga lihtne toimeaine, aga suurepäraselt saab hakkama. Lisaks on hea otsida ka sellist toimeainet nagu piimhape. Naha koorimine on samuti kuiva naha puhul väga oluline, hiljem teen sellest ka veel juttu, aga siinjuures just kuiva naha puhul happekoorjatest eelista piimhapet. Ta on piisavalt efektiivne, ei ole liialt tugevtoimeline samal ajal ja lisaks kõigele on ta ka veel niisutav. Nii et sa saad kooritud ja niisutatud samal ajal. Ja viimase koostisainena on hea soovitus minult sulle ka peptiidid ja peptiidid nii-öelda nii näokreemides, kehakreemides kui ka seerumite kujul. Et peptiidid on, öeldakse ka nii-öelda võib-olla esimesed sellised vananemisvastased toimeained, aga esmalt ikkagi peptiidid töötavad naha niisutajatena suurepäraselt. Nii et ka kuiva naha puhul peptiide soovitan soojalt. Nii, me oleme nüüd käinud läbi niimoodi vurdi kõik need erinevad koostisained. Neid on kindlasti veel, aga ütleme niimoodi, et need on selline suurem hulk, selline põhilisem, mis mul endal kuidagi meelde tuli või mis mulle silma hakkas. Aga nüüd, mida siis kuiva naha hoolduse juures silmas pidada? Alustame esimesest etapist üldse nahahoolduse puhul ja see on puhastus. Naha puhastamine on nii-öelda veega lodistamine on tegelikult nahale üleüldises mõttes kuivatav. Eriti, kui sa teed seda kuuma veega. Nii et number 1 asi, mida naha puhastuse ja näiteks duši all käigu juures silmas pidada, kui sul on kuiv nahk, siis hoia veetemperatuur pigem selline käesoe või isegi leige. Sest kuiva naha puhul kuuma duši all käies sa kuivatad oma nahka järjest enam. Aga näopuhastus siis. Alustuseks räägime meigi eemaldamisest. Meigi eemaldajatena kuiva naha puhul ainukene, minu jaoks tõesti selline number 1 soovitus, on õlibaasil puhastajad. Olen sulle ka varasemalt öelnud, et ma ise eelistan ka samuti õlibaasil puhastajaid väga-väga, sest et nad eemaldavad meigi väga pehmelt ja samas õlibaasil puhastaja, samal ajal kui ta su meiki eemaldab, siis tõesti pehmendab, hooldab ja niisutab juba su nahka. Ja kui sa lähed siis veebaasil puhastajaga teises etapis peale, siis tegelikult see õlibaasil puhastaja on tekitanud su nahale sellise kaitsva kihi, et see veebaasil puhastaja, mis võib olla natukene liialt kuivatavalt võib mõjuda, siis ei mõju nii kuivatavalt, sest et sul on see õli seal all. Ja paar soovitus sulle siit. Olen viimasel ajal ise kasutanud ja tõeliselt nautinud. On siis The Skin House'i sidruni sorbee õlipalsam.
See on siis, tuleb sellises toredas potsikus ja ta on nii-öelda tahkel kujul õli baasil puhastaja. Ta on sellise mõnusa konsistentsiga, et kui siit võtta oma kuivadele kätele õhtul siis esimeses etapis ja hõõruda see käte vahel laiali, siis sellest puhastajast tuleb küll niivõrd siidine ja mõnus, millega siis oma meik mõnusalt nahalt maha sulatada, võiks öelda. Tõeliselt mõnus. The Skin House'il on ka teine õlibaasil puhastaja, mis on vedelaskujus ja mis on ka suurepärane. Et õlibaasil puhastajad The Skin House'ilt mõlemad soojalt soovitan. Nad mõlemad The Skin House'i omad tegelikult sobivad kõigile nahatüüpidele, et nad ei ole niivõrd rasked õlibaasil puhastajad. Et kui sa kardad, et ta võib olla liialt selline liialt rammus või liialt raske õlibaasil puhastaja, siis need The Skin House'i omad 2 tükki kindlasti seda ei ole. Aga kui sa otsid tõeliselt sellist balsamit, niukest väga-väga tugevat, sellist mõnusat õlijat, toitvat, mis iganes, ütleme niimoodi, et samm veel toitvamaks, siis soovitan soojalt Tenkilisti kaerapuhastajat. See on Oat Cleansing Balm ja kaer on ka oma koostisainena tuntud tegelikult naha pehmendaja, naha parandaja. Ta hoitab väga hästi ka tundliku naha puhul. Ja seda kaerapuhastajat lisaks meigieemaldusele on hea kasutada ka näiteks maskina, sest et ta lihtsalt oma selle kaera sisaldusega rahustab ja pehmendab ja niisutab nahkas suurepäraselt. Nii et kes otsib sellist natukene tihkemat proovimist, siis Tenkilisti oma suurepärane. Tenkilisti tooteid soovitan osta näiteks ka otse Tenkilisti koduleheküljelt. Just natuke aega tagasi tellisin endale Tenkilistilt tooteid ja need tulid kohale Eestisse umbes 3 päevaga, nii et tõeliselt kiiresti tulid kohale. Nii et õlipuhastus meigieemaldusena number 1 soovitus. Aga kui rääkida nüüd siis teisest etapist, et kui meik on saadud maha, et siis millise veebaasil puhastajaga saada ka nahk puhtaks, siis number 1 soovitus mulle sulle on CeraVe niisutav näopuhastus piim on see põhimõtteliselt. Ta ei vahuta, ta on hästi selline kreemise konsistentsiga, ta sisaldab veel keramiide ja hyaluroonhapet ja ta on lõhnatu, ta on nii-öelda ei sisalda üldse mingeid lisaaineid, et ta on suurepärane, hästi pehme, kerge, aga samas niisutav ja selline tõesti nagu puhastuspiim, millega siis mõnusalt oma nahka puhtaks saada veel. Nii et see on tõesti kuiva naha puhul üks parimatest soovitustest, mis on sellise mõnusa taskukohase hinnaga. CeraVe tooteid Eestist leiad MyLookist näiteks. Nii et see on nüüd küll üks kindel soovitus. Aga selle puhul tõesti, et ta on pigem selline kreemine, ta ei vahuta üldse, et kui sa otsid sellist natukene vahutavamat, aga samas niisutavat veebaasil puhastajat, siis julgen soovitada Babee siis mitsellaar näopuhastuskeeli. Tal on tõesti selline nagu pehme keel, et ta ei ole vesine, vaid ta on tõesti väga-väga niisutav, jätab minu naha küll alati pärast sellise mõnusalt niisutatud ja pehme niisutatud põhilaused praegu, põhisõnad, siis tõesti see Babee on võib-olla sulle hea proovida. Rääkisin enne, et sügavat nii-öelda nahale sügavuti jõudvat niisutust on siis hea anda nahale just seerumite kujul. Olen varasemalt juba natuke oma kanalil rääkinud, et viimasel ajal olen ise kasutanud Tenkilisti hyaluroonhappeseerumit ja niisamuti Bionike hyaluroonhappeseerumit, see on siis Defense Hydra Jelly. Et need 2 mõlemat on sellised natukene keeljamad, aga imenduvad suurepärased ja väga-väga sellised lihtsad hyaluroonhappeseerumid, et miks mitte proovida. Ja kui tahad sellist mitte keeljamat, vaid pigem just toonikulaadset või sellist tõesti vesist, mis jõuaks hästi sügavale, siis The Ordinary'l on minu jaoks parimad pakkumised sulle praegu. Ja ei ole üldse üllatus, olen varasemalt 100 korda vist rääkinud, The Ordinary aminohapete seerum ja teine väga-väga sarnase tekstuuriga on The Ordinary Marine Hyaluronics. Need 2 on nüüd tõesti sellised hästi vesised, hästi kerged, justkui nagu näotoonikud, aga tänu sellele nad tõesti jõuavad väga sügavale. Nende 2 toote puhul võid neid isegi kasutada niimoodi, et kui sa tunned, et sellest ühest kihist ei aita, siis sa paned seda nii-öelda kihiti mitu
kihti oma nahale. Sellist nii-öelda kihiti toonikute, hästi vesiste, niisutavate toodete panemine on väga-väga populaarne just Koreas ja Jaapanis. Et saada siis selline tõeliselt lisaniisutus, ilma et oleks raske, siis võid tõesti neid kahta näiteks kanda ka 2 kihti üksteise peal. Paned ühe kihi ära, lased 1-2 sekundit imenduda ja lisad veel teise kihi. Et saada siis tõesti sellist veel eriti tugevat niisutust. Võib-olla just nendeks päevadeks, kui sa tunned, et su nahk on eriti kuiv. Kui me räägime antioksidantidest, siis The Ordinaryl on lisaks C-vitamiinidele ka 13 antioksidanti. Ja ühe kohta öeldakse, et ta on lisaks nii-öelda antioksidantide kaitsele nahas, siis ka tugevalt nahka niisutav. Ja selleks on The Ordinary Pycnogenol 5%. See on siis sellises väiksemas pudelis tulev The Ordinary toode, antioksidant, Pycnogenol, mis tõesti on väga selline mõnusalt toitav ja niisutav nahale. Et mina kasutan seda hommikuses nahahoolduses niimoodi, et ma panengi teda ainult 2 tilka, et teda ei pea üldse palju panema, saad vaadata muidugi, kuidas sinu nahk sellega nii-öelda kokku käib, et kui palju sa vajad. Aga minu puhul tõesti on see 2 tilgakest ja ta on suurepärane, ta tõesti tekitab nahale ilusa sellise glow'i jume ja niisutab. Hommikusse nahahooldusesse suurepärane selline lisaniisutus. Ja tegelikult on ka teine antioksidant The Ordinaryt, mida ma olen katsetanud. Ma arvan väga sobilik kuivale nahale. See on resveratrol 3% ja feruulhappe 3% The Ordinarylt. Ja see seerum on niisamuti antioksidantide kompleks, lausa siin on 2 tükki neid. Ja ta on ka tõesti oma konsistentsilt selline niisutavam, natukene tundub õlisem kui nahale panna, nii et kuiva nahaga inimestele peaks ta küll väga-väga mõnusalt sobima. Võib-olla haara nendest 1 endale ja katseta ühekaupa, et neid 2 kindlasti koos ei ole mõtet kasutada. Antioksidantidest olen Thinkilistelt proovinud ka ühte väga mõnusat toodet, mis ei ole niivõrd tugevalt õline või väga tugevalt toitev, aga samas ta ei ole ka liialt vesine. Ta on kuidagi selline 2 vahel. Ja ma räägin praegu Thinkilisti Q10 seerumist, mis on tõeliselt selline mõnus kreemine, väga siidine seerum, aga samas kerge. Et kes näiteks Thinkilistist midagi proovida tahab, siis Thinkilisti Q10 seerum sobib väga hästi siis hommikusse nahahooldusesse, sest Q10 on samuti antioksidant. Nii et võid proovida kas siis seda Pycnogenoli või resveratroli The Ordinarylt või siis hoopis Thinkilisti Q10. Et ma arvan, nendest kõigist kõige kergem on kindlasti Q10 ja kõige sellisem raskem resveratrol ja Pycnogenol on suhteliselt sarnased tekstuurilt. Et need pigem sellisemad rohkem toitvamad. Ja mainisin enne ka, et üks toimaine, mis aitab suuresti ka nahka niisutada, on erinevad peptiidid. Ja The Ordinaryl on samuti peptiide 3 erinevat vist isegi, kui mitte 4. Ja siit soovitan sulle näiteks The Ordinary Matrixal 10% pluss hyaluroonhappe. Teine väga hea peptiid The Ordinaryl on Buffet ja nad Buffet ja Matrixal on tekstuurilt suhteliselt sarnased. Nad on sellised nagu vesised keelijad ja imenduvad väga-väga kiiresti, väga mõnusasti, et nad ei ole rasked. Aga tõesti peptiidid aitavad lisaks nahka väga mõnusalt niisutada ja natukene siluvad ka selliseid peeneid kortsukesi. Matrixal on siis ühe peptiidi nii-öelda seerum, siin ongi Matrixal ainult sees, aga Buffet on siis 3 erineva minu meelest peptiidide segu, nii et võta 1 või viska teist, 1 on lihtsalt lihtsam ja teises on nii-öelda Buffet, on siis mitu erinevat peptiidi koos. Nii me jõuame väga olulise punkti juurde ja selleks on koorimine. Juba enne mainisin, et piimhapet soovitan soojalt. Ja miks on kuiva naha puhul ka koorimine niivõrd oluline? On see, et kuiva naha puhul ei taha need surnud naharakud naha pealt nii lihtsasti ära lennelda, sest et nad on kuivad ja nad nii-öelda jäävad sinna kinni. Ja selle puhul on naha koorimine veel eriti oluline, sellepärast et on väga oluline saada need
surnud naharakud eest ära, et kõik teised koostisaineid, need niisutavad seerumid, peptiidid, antioksüdandid saaksid üldse naha sisse imenduda. Kui see surnud naharakkude kiht on ees, siis ka imendumine on palju-palju kehvem. Ja siinjuures tõesti on minult üks kindel soovitus ja selleks ongi The Ordinary piimhappe seerum. Minul on see piimhappe seerum 10%, seda on ka 5%. Kui sa ei ole hapetega varasemalt üldse kokku puutunud, siis võib-olla võta 5%, sest et on natukene pehmem. 10% on siis kõigile teistele, kes võib-olla on juba hapetega tuttavam. Piimhappe on tõesti, ta koorib nahka pindmiselt, aitab siis need surnud naharakud eest ära ja lisaks on ta ka veel niisutav. Super hea seerum. Mina kasutan seda õhtuti, umbes 1-2 korda nädalas, võib-olla sobib ka sinu nahale 3 korda nädalas, et saad vaadata, kuidas ta sinu nahaga toimib. Ja kui sa kasutad happekoorijat, siis ära õhtul näiteks peptiide või retinoli kasuta. Kasutagi ainult happekoorijat ja niisutavaid seerumeid, näoõli ja näokreemi. Sellest täitsa piisab. Et happed on selline natuke tugevam toimaine, mis ei käi üldse kokku retinoli ja peptiididega ja ka C-vitamiiniga. Nii et see on siis väike lihtsalt lisainfo sulle. Nii, kuhu me oleme jõudnud? Kindlasti üks oluline etapp nahahoolduses on näokreem ja siinjuures ma ei hakka sulle soovitama praegu kindlaid näokreeme. Otsi näokreeme, millel on juba sildistatud kuivale nahale või siis jälgi neid koostisaineid, et nad nii-öelda vähemalt 3-4 sellest eelnevast loetelust oleksid seal sees. Aga kõige olulisem punkt on pigem see, et sa kasutaksid üldse kreemi. Sest et kui sa puhastad naha ära ja lisad niisutavad seerumid ja hommikul näiteks antioksüdanti seerumi ja õhtul võib-olla peptiidide seerumi ja sa ei pane näokreemi peale ja võib-olla kasutad ainult näoõli, siis sa ei lukusta seda niisutatust oma naha sisse. Ja kuiva naha puhul see kõik lihtsalt aurab su nahast välja ja nahk muutub tegelikult veel rohkem kuivemaks. Sellepärast on tõesti kreem kui selline kõige olulisem, sest et ka õli tegelikult ei takista lõpuni nii-öelda seda vedeliku kadu nahast, vaid seda teeb ainult näokreem, minu teada vähemalt. Nii et kindlasti ära unusta näokreemi kasutada. Ja tegelikult kehakreemid ka ja kõik, kogu aeg kreem peale. Ja lisaks siis, nagu juba mainisin, on väga hea kasutada näoõlisid. Kuiv nahk ei tooda piisavalt rasu, tal on rasust puudus ja kuidas me saame teda aidata kõige paremini, on näoõli. Veel lisaks kõigele muule, mida ma siiamaani olen rääkinud. Näoõlisid on väga palju erinevaid, väga paljudelt erinevatelt brändidelt. Kui sa tahad miskit taskukohast proovida, siis soovitan proovida The Ordinarylt, et tal on väga palju erinevaid. Ma olen teinud ka näoõlidele pühendatud video. Saad sealt veel info kätte, et millised The Ordinary õlid on väga head just kuiva naha puhul. Miks mitte alustada nendest? Või kui sul on juba kodus mõni õli, siis kindlasti lisa 2-3 tilka teda näole pärast siis selliseid veebaasil seerumeid ja enne näokreemi. Või siis sa võid ka õli lisada niimoodi, et sa tilgutad teda lihtsalt tilk 2 oma näokreemi sisse ja kannad nad nahale koos kreemiga. Hommikuti ma näoõli ei soovita kasutada, et ta võib olla liialt toitev, liialt õline, et pigem õli jätta õhtusesse nahahooldusesse. Tilk 2-3 kas siis enne kreemi või kreemi sisse. Tahan korra mainida ka SPF-i tähtsust, et ma korrutan ka sellest kogu aeg, et SPF on kõige olulisem hommikuse nahahoolduse etapp, jätad alati kõige viimaseks etapiks ja SPF-ide puhul eelista siis sellised SPF-e, mis on samuti niisutavamad. Ja näiteks soovitan sulle siit kas La Roche-Posay Chaka Fluid SPF 50 või siis näiteks Babé Superfluid on selline tugevalt niisutavam. Ja minu meelest oli ka päris niisutav üks Bionique SPF-idest, millest olen ka varasemalt oma kanalil rääkinud. Et panen sulle ka kõigi toodete lingid ja soovitused video alla, saad sealt veel lisainfot kätte. Ja üks väga selline tore toode, mida päeva jooksul oma nahale kanda. Kui sa tunned siis, et su nahk võib-olla päeva jooksul hakkab kas kiskuma, tekib selline ebamugavustunne, sa tunned, et su nahk on lihtsalt päeva jooksul kuiv. Siis on väga hea näiteks peale kanda ühte spreid, mis on mõnusalt nahka kaitsev ja samas ka niisutav.
Soovitan siit soojalt Bionique, see on siis Defense Hydroactive Urban Protection. Siin on lausa SPF 25, soovib seda kanda nii meigi peale kui ka niisama nahale, et ta annab väga mõnusa sellise niisutatuse ja samas ka lisapäikesekaitse. Nii et väga-väga mõnus. Ja tal on vist isegi siin on isegi kirjas, et ta kaitseb näonahka UV-kiirguse, saasteainete ja sinise valguse eest. Aitab hoida nahka niisutatuna ja on kasulik meigi kinnitamiseks. Tubli selline tööhobune igas erinevas valdkonnas, aga see Bionique sprei endal näiteks kotis hoida ja vajadusel siis kanda näole, kaelale, dekolteele või kuhu iganes sa tunned, et päeva jooksul tekib selline kuiva naha või siis selline kiskuv efekt, et ei ole enam oma nahas mugav olla. Ja muidugi, ärme unustame oma huuli. Naha hoolduse osas tundub, et kõik tähelepanu läheb praegu näonahale, aga meie huuled vajavad niisutamist ja poputamist. Ja üks parimatest huulepalsamitest, tõesti niisutavatest, sellistest, mida ma viimasel ajal olen väga nautinud ja kasutanud põhimõtteliselt iga päev. Ja ma ei ole tundnud üldse vajadustki, et ma peaksin mingit uut otsima, sellepärast et on olnud lihtsalt nii hea. On Bioderma huulepalsam, siis Atoderm Stick. See on siis tõesti mõeldudki just väga kuivadele ja katkistele huultele, aga ärgem üldse mingem sinna, kasutagem iga õhtu viimases etapis siis huulepalsamit, enne kui magama lähed ja ka hommikul näiteks pärast nahahooldust ja pärast hambapesu. Hea siis kanda huultele ja huuled ongi igapäevaselt rohkem niisutatud ja rohkem terved. Et see Bioderma oma ka suurepärane. Mulle väga meeldib. Hoidnud minu huuled küll niisutatud ja väga pehmed. Nii, me oleme jõudnud lõpuni. See on nagu nüüd see suures plaanis. Suhteliselt detailselt enam-vähem kõik. Kindlasti hoia need toimained endal kuskil kas üles kirjutatuna või tule vahepeal käi see video uuesti üle, et saaksid tõesti valida endale need nahahooldustooted, mis kuiva naha puhul tõesti aitavad. Haara õlide järele, haara niisutavate seerumite järele, puhastame nahka pigem pehmelt, toitvalt ja niisutavate toodetega ja ära unusta muidugi ka SPF-i ja huulte niisutamist. Ja muidugi siis koorimine ka, et saada need surnud naharakud eest ära. See tõesti ei pea võib-olla esimese raksuga kõiki neid tooteid enda nahahooldusesse lisama. Alusta heast puhastusest, niisutavatest seerumitest, näoõlist, koorimisest ja SPF-ist. Need on nüüd need baasasjad, mida kindlasti proovida. Ja siis võib-olla aja jooksul saad veel uurida kas erinevaid antioksidante, peptiide ja midagi võib-olla veel. Ma loodan, et tänasest videost oli sulle abi. Siin oli väga palju kindlasti informatsiooni, nii et saad tulla ka tagasi ja kuulata võib-olla 2-3 korda. Ole hea! Need, kellel tõesti on kuiv näonahk, siis ole hea! Soovita oma lemmikuid tooteid video all kommentaarides. Siis tõesti ka kõigil teistel, kellel on kuiv nahk, saavad võib-olla sinu headest toodetest abi. Aitäh sulle, et täna vaatasid. Me kohtume juba järgmises videos. Kui sulle tänane video meeldis, siis ole hea, viska mulle üks like. Ja kui sulle tundub, et sellised videod ja selline sisu sind kõnetab, siis oled alati oodatud minu kanali jälgijaks. Aitäh! Näeme järgmises videos. Tšauka! Päike!